Täna me oleme tulnud Pearl Harborisse, kus siis 7. detsembril 1941. aastal Jaapani lennuvägi ründas USA mereväebaasi. Pearl Harbor on tänaseni aktiivne USA mereväebaas ja üks külastatavamaid kohti Hawaii. Siin saab külastada ka täiesti päris allveelaeva, näha torpeedoruume, magamiskohti ja näha kõike sellisena, nagu see kunagi oli. Siin pardal teenis umbes 80-liikmeline meeskond ja väga kitsastes ja raskestes tingimustes ja merel oldi umbes 60-75 päeva jutti. Selle allveelaeva hüüdnimeks sai Pearl Harbori kättemaksja, sest ta osales aktiivselt Vaikse ookeani sõjategevuses Jaapani vastu ja ta uputas 44 vaenlase laeva, mis muutis selle üheks edukaimaks USA allveelaevaks sõja ajal. See teise maailmasõja aegne allveelaev lasti vette täpselt üks aasta peale Pearl Harbori rünnakut, ehk siis 1942. aastal. Nüüd me läheme Battleship Missouri peale ja sinna viib turiste bussid iga umbes 10 minuti tagant. Dear America, my hands on my heart, and I knew from the start there's pain. Dear America, can we still be the land of the free and brave? USS Missouri on tuntud ka kui Mighty Moe ja ühtlasi on ta üks viimaseid lahingulaevasid, mis USA mereväkke kasutusse võeti 1944. aastal. Missouri on paigutatud nii, et ta nagu täpselt valvab Arizona vrakki ja sellega ta sümboliseerib sõja algust ja ka lõppu. Täna on Missouri nagu ujuvmuuseum, kus saab külastada kapteni silda, tekke ja isegi kapteni kajutit. Võib öelda, et just sellel laeval lõppes teine maailmasõda, sest 2. septembril 1945. aastal, täpselt see koht, kus mina seisan, kirjutati just sellel koha peal alla kapituleerumisaktile. Me oleme jõudnud mereväelaste eluruumidesse ja tundub, et see siin on praegult söökla või selline söögiruum, kus käidi söömas. Siin on väga avar ja õhku ka jagub, et ei ole üldse nii hull, kui seal allveelaeva peal oli kitsastes tingimustes. Siin on väga äge ja siin pagari osakonnas nii-öelda on lausa kaneelirulli lõhna tunda praegu. Ma ei tea, ma ei ole vist üheski laevas käinud, kus on nagu nii palju põnevat, mida vaadata ja kuhu on nii palju taas lavastatud igasuguseid asju ja sa pääsed igale poole ligi, et täiesti hämmastavalt väga äge. Vau, neil oli lausa oma hambaarst siin. Me vist jõudnud ohvitseride korrusele ja siin on kohe palju rohkem luksust natukene, ütleme nii. Oli küll väga äge muuseum, nii et siia tasub küll tulla. Ma arvan, et ma ei olegi kuskil niimoodi käinud, kus lastakse inimesi nii lähedale kõigele ja väga palju oli taas lavastatud asju, kuidas need asjad kunagi välja nägid, nii et tõesti väga põnev vaatamine. Ja nüüd viib meid buss edasi Pearl Harbori Aviation Museumisse, ehk siis lennundusmuuseumisse.
siin me näeme isegi ühte jaapanlaste lennukit, mis siis tuli Pearl Harborit ründama. See muuseum asub teise maailmasõja aegsetes angaarides, mis said päriselt rünnakust pihta ja kuulijälgi on lausa tänaseni näha. Nüüd me oleme jõudnud Aloha staadioni turule, mis on Hawaii üks vanimaid turgi ja võib öelda, et isegi äkki üks suurimaid, sest et siin võib kokku olla üle 400 kaubitseja. Siit leiab nii käsitööd, antiikesemeid, kohalikku toitu, nagu you name it, siin on kõike. Ja see on avatud kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti ja suletakse juba kell 3 päeval, nii et peab üsna varakult olema kohal. Üks hästi populaarne maius siin on shaved ice ja proovime selle ära. Hunnikjäädlis. Täiega hea, mida oli? See on nagu siuke, isse ma ei oskagi öelda, mille maitsega. See on lihtsalt riivitud jää mingisuguste siirupitega ja ta maitseb nagu siuke pupa-pupalik äkki, sest ma lasin kõik erinevaid maitsed siia kokku panna. Aga sellise palava ilmaga täiesti ideaalne, ülihea asi.